see on päris elu, mida me siin selles maailmas elame. Ja tänast sõnumit nagu ette valmistades, ma ammugi ei teadnud seda, et milliseid palveid me siin enne jutlust palvetame ja issand ette läheme. Ja sellepärast, aga ma usun sedasi, et see oli ka hea, et me kõiki neid, kõiki neid lennuõnnetusi ja olukordasid ja mis iganes ja inimestevahelisi suhteid ja kõike saime praegusel hetkel lihtsalt palves panna Jumala ette. Ma usun, et me paremini mõistame ka seda sõna, mida Jumal on ka tänaseks meile andnud. Ja kõigepealt ma juhin tähelepanu laulule 91, mis on, et küllaltki ju hästi tuntud laul meile, aga ma rohkem selle juurde ei jää, vaid lihtsalt nimetan nagu mõned niisugused asjad. Laul 91 ütleb meile väga selgelt sedasi, et Jumal on meie varjupaik. Tähendab, meil on varjupaika on vaja. Ja varjupaika on vaja sellepärast, et tähendab, et kurjus on siin selles maailmas ja kuidagi peab hakkama saama ja pääsema siin selles maailmas. Ja siin laulik ütleb väga selgelt, et sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Ta kisub mind välja linnupüüdja paelust. Ja sellepärast, kallid, need olukorrad, mis on siin selles maailmas, varsti natuke kirjeldan, sünnist kuni surmani, me oleme erinevates olukordades, millest peab meid tegelikult Jumal välja aitama ja oma tiivasulgedega meid kaitsma. On ööhirmud, on nooled, mis päeval lendavad, on need katkud, haigused, kõik on, aga on ka inglid ja on meil Jumal, kelle nime tundes tegelikult me võime tegelikult tema käest erilist abi saada. 14 salm lõpeb, sest ta tunneb minu nime. Ja sellepärast Jumalal on palju nimesid, mida rohkem nimesid Jumalast tunneme, seda paremini oskame Jumala käest abi vastu võtta. Ja siis kokkuvõte on see, et Jumal päästab ja hoiab tegelikult meid siin selles maailmas. Nüüd lugu niisugune, sünnime siia sellesse maailma ja lihtsalt nagu sellist pilti püüan kõigepealt ütelda. Kohe, kui sünnime, tegelikult inimene sünnib siia ohtude keskele. Isegi kui ta tegelikult eostub ema ihus, ta on ohtude keskel. Sellepärast, et selle maailma mõtteviis on nii hävitav, et paljude inimeste mõtetes on kohe tegelikult elu hävitada ja paljud lapsed lõpetavad tegelikult oma elu seal. Ja sellepärast on sa sünnid ja sa sünnid tegelikult nii ohtliku maailma ja kurb on isegi mõelda sedasi, et isegi ema ihu võib olla ohtlik paik ja koht. Aga sellepärast on see nõnda, et vaata, need mõistused on nii ära pestud selle maailma mõtteviiside ja asjade poolt, et see on, lihtsalt inimeste eludes muutunud nagu mingisuguseks suhteliselt selliseks tavaliseks asjaks paljude jaoks aga ma usun sedasi, et kes seda teevad, ega nad vist päris tavaliselt olla ei saa, sest et kui süda ikkagi hakkab ka märku andma. Aga paraku ta nii on. Aga mõtleme edasi, sünnib ära. Siis on süstlad püsti. Vanemad peavad tegelikult olema need, kes oskavad tegelikult oma pisikesi kaitsta ja hoida. Sest väga paljudele saab ju tegelikult üsna saatuslikuks ja raskeks nagu selle lapse just selline elu ja tulevik selle tõttu ka, mida temaga just nendel esimestel hetkedel tehakse. Tegelikult on niimoodi, et Jumala sõna räägib sedasi, et selle esimese õnnistuse ta peab saama sealt oma ema piimast, sealt rinnapiimast, selle esimese, mille sees tegelikult on nagu see kõik, mis on Jumal pannud, ta on isegi loomadele ju kõik korraldanud niimoodi, et see kõik vajalik on ju tegelikult olemas. Ta on niimoodi, et ta on kõikjale sedasi, et vaata, on iga seemegi või on tammetõrugi, vaata, selles on selle seemne jaoks see kõik vajalik on tegelikult on olemas. Ja keegi ei käi neid tammetõrusid süstimas, et kuule, et ta paremini sedasi kasvaks, eks me paneme neid väetisi ja värke oma inimese tarkusega, aga ma mõtlen sedasi, et maailma loomisest saadik on ju kõik kasvanud ja on olnud ja pole nagu midagi juhtunud, sellepärast, et kui Jumal on tegelikult õnnistamas ja aitamas ja hoidmas. Ja sellepärast, ja nüüd on niimoodi, et vaata, inimene sünnib siia sellesse maailma ja ta peab kohe tegelikult nagu seda kaitset ja varju saama. Ütleme, et piiblist võtan ainult paar. Võtan Moosese, sünnib väga kurjal ajal, kui Vaaro on andnud käsu, et kõik poeglapsed tuleb lihtsalt ära hävitada, niilusesse visata ja lausa vanematele antakse käsk, kui ämmaemandat sellega hakkama ei saanud ja ei teinud ja ei tahtnudki teha, eks. Kartsid Jumalat ja ei teinud seda ja siis on nii, et Mooses sünnib, vanemad hoiavad teda 3 kuud. Siis nad panevad sinna niiluse krokodillide vahele teda tegelikult. Ja jälle võiks ütelda, et nende poeg on väga ohtlikus olukorras, aga kiitus Jumalale, et ta oli kõige kõrgema kaitse all ja ta tee läheb tegelikult väga imeliselt, läheb edasi. Jeesus sünnib siia sellesse maailma.
noh, ütleme, et Herodesel oli plaan hävitada, ütleb küll, et läheb kummardama, aga tegelikult oli hävitamise plaan. Jumal kõigi nende unenägude ja hoiatuste ja asjade kaudu tegelikult hoolitseb selle eest, et Joosep saab asjast aru ja nad üldse põgenevad ja lähevad Egiptusesse ja varjuvad kuskil lihtsalt sellepärast, et lapse elu oleks hoitud. Ja kallid, sellepärast vaata niimoodi on, et ja meie vahest tahaksime nagu, kuidas ütelda, kuidagi kergelt saada sedasi. Meil ei tasu igasuguse patupesasse ja ohtlikusse kohta tegelikult minna, kus laste elu on nagu raske. Pigemini tasub lapse elu pärast valida selline ohutum paik. Sellepärast, et Jeesuse vanemad tegid seda. Ja sellepärast oli niimoodi, et noh, et sa võib-olla ei saanud olla seal kuskil võib-olla noh, kus sulle võib-olla oleks meeldinud või kus sa oleksid tahtnud, aga sa oma lapse pärast pidid seda tegema, et tegelikult tagada oma lapsele elu ja tulevik. Ja nad tegid seda armastuses ja sellepärast, kallid, olgu siin meil ka sellist alandlikkust ja tarkust nagu selle koha pealt. Sest et kõike nagu ei saa, me vahest tahaksime kõik mugavused ja luksused ja kõik nagu saada, aga siis seal samas me võime tegelikult saada väga koleda ja patuse elu. Ja sellepärast niimoodi, et ja siin selles maailmas ma ütlen, et kindlasti linnadel on vahe. On palju paremaid linnasid, kus on parem lapsi kasvatada ja on koledamaid linnasid, kus on patu rohkem ja kus on raskem lapsi kasvatada ja vanematel võib olla täitsa selline valik ka just ka sellepärast, et oma laste elu pärast teha neid valikuid, mis on nendele paremad. Ja sellepärast nii see on. Ja sellepärast vaata, inimesed rändavad siin selles maailmas ringi, noh, hiljuti oli lihtsalt nagu pilti sellest, et keegi, kes Venemaal ja ütles sedasi, et kuule, et seal emad ja lapsed jalutavad pargis ringi ja noh, oli nagu imestusega nagu seda räägib. Ja sest noh, Ameerikamaalt tulnud ja siis samas on niimoodi, et need, mis seal toimuvad, et kus need narkomaanid süstivad nendes parkides ja vedelevad seal maas ja kus ei juletagi tegelikult jalutada, et teised elavad nagu täiesti sellistes teistes keskkondades. Me ei oska seda arvatagi, kallid, kui õnnistatud keskkonnas me tegelikult Võru linnas elame. Meil poisid ja tüdrukud jooksevad tänava peal ringi vabalt. Mitte mingisugust ohtu tegelikult nagu sellised otseselt ei ole. No ütleme, et noh, teatud ohud siin olid võib-olla vahest, kui natuke võõramaid siit ka kuskilt tuli ja mõned asjad ka juhtusid. Aga üldises mõttes on siiski, me oleme väga õnnistatud tegelikult paigas. Me lapsed võivad kooli ja lasteaeda minna ja tulla ja no ütleme, et tegelikult see on luksus, võiks ütelda. Paljude jaoks seda lihtsalt ei ole. Meil on seda tegelikult tavaline. Ja sellepärast on nii, et kiitus Jumalale, et täna võime lihtsalt nagu neid asju niimoodi nagu vaadata ja ma usun, et tuleb lihtsalt nagu tänu põhjuseid selle tõttu. Ja nii ta ongi. Ja ütleme, et jah, ja siis laps hakkab kasvama ja vaata, siis on niimoodi, et noh, lisaks nendele ütleme, noh, mis või füüsiliselt ütleme, inimest siis puudutada, kui seal neid teatud protseduure tehakse. Aga teine asi on need igasugused õpetused, ideoloogiad ja multikad ja vaata kõik see, kogu see krempel tegelikult, mis on kohe tegelikult on valmis laste jaoks. Kõik need, ütleme, need mänguasjad ja igasugused mängud ja ütleme, need arvutimängud ja värgid ja milles on peidetud tegelikult nii palju tegelikult koledat. Ja mille eest tegelikult vanemad peavad oskama hoida. Sellepärast, et noh, seal on mängudes on niimoodi, et no nalja pärast, et müüd oma hinge maha tead kuskil, et järgmisel tasemele saada. No ei tohi oma hinge maha müüa, et mingisugusele järgmisel tasemele saada. Ja sellepärast, aga see tundub vahest selline, aga ma tahaksin ju mängida seal, et olla ka natuke see ägedam ja et mis see siis tähendab. Tähendab küll. Ja sellepärast on see nii, et ja vanematel tegelikult peab olema seda tarkust, et lihtsalt ka hoida lapsi sellises kasvueas. Ka koolides ja kohtades ja vahest tuleb lausa õpetajatega rääkida ja teha selgeks, et kuidas meie arusaamised ja piirid on ja kuidas suhtumised on ja kõige selle nimel tuleb vaeva näha. Ja nii ta on. Ja eks siis on, ja terve elu on tegelikult meil, kus me peame tegelikult teatud selliste valikute keskel olema, et peame oskama õigeid valikuid teha. No siis toon üks järgmise mõtte. Me ümber on tohutult palju on tegelikult seadusi. Ma täna nagu näen sedasi, et need linnupüüd ja paelad me ümber nagu võtan nagu sellises mõttes selles kurjas maailmas, mis on. Ütleme, et meil on kohutavalt palju seadusi. Ütleme, et ja mida tehakse järjest tegelikult juurde. Ja reeglina on niimoodi, et ega me seadusi ju väga palju ei tea. Me ei tea palju seadusi, meil on niimoodi, et ütleme, et me oleme kõik nagu kuskil omal tasemel, kui kunagi ammu õppisid liikluse eeskirjad ära, siis oled sellel tasemel, ega juurde ju õppinud ei ole, aga näed tänava peal kuidagi hakkama saad. Ja ütleme, kui eksamile saadetaks, siis kindlasti oleks läbikukkumine. Aga sellepärast nii see on, et seadused järjest muutuvad ja neid on
igas valdkonnas, eks. Neid on seotud maaga, neid on seotud muinsusega, neid on seotud, ütleme, üldse nii paljude elualadega, eks, majandusega ja maksudega ja ütleme, ja internetis ja kõige nagu kasutamise ja käitumisega ja ütleme, et ja neid, vaata neid peenekirjaga igasuguseid lepinguid, kus me paneme oma need plõksti sinna selle linnukese ära ja muudkui laseme ka minna, et viitsime seda jama lugeda seal kõike, mis sinna kokku kirjutatud, aga ometigi need on kõik olemas. Ja nüüd ongi niimoodi, et aga kiitus Jumalale ja ma ei kutsu täna üles sedasi, et minge nüüd hakake igasugust seadusi uurima, tead, ja et hakake sellega tegelema, tead, kaugel sellest, lugege Jumala sõna ja elage hästi, tead. Ja sellepärast, et küll Jumal tegelikult, ma ütlen, et ma toon nagu niisuguse näite, vaata. No kas sina pensioniseadusi tead? No ütleme, et minul ka ühel hetkel jõudis pensionipäevad kätte, tead, ja siis oli niimoodi, et kui lähed neid asju ajama, siis on see selline moment, et tegelikult tunned nagu rõõmu sellest ametnikust, kui sulle juhtub see hea ametnik, kes sulle avatult kõik su võimalused sulle kätte räägib. Kes ei varja su eest, kes ei taha sulle niimoodi, et vahet ei ole, et sa ei tea, et sa oled rumal, et saad natukese vähem vaid et kes on avatud, et sain natukene aega sain abikaasa omagi, sellepärast ütles, et nii kaua, kui abikaasal veel seda ei ole, siis sa võid seda tarvitada, et pärast võite ringi teha, et meeldiv oli niimoodi. Ja sellepärast, kallid, ma lihtsalt ütlen sedasi, kes me oleme Jumala omad, me võime täitsa nagu usaldada sedasi, et ka kõigis nendes olukordades, ka nendes seaduste rägastikus, no niimoodi me võime lihtsalt nagu usaldada seda Jumala abi ja nagu sellist vaimu juhtimist, et ta ise tegelikult hoolitseb meie eest ja oma laste eest. No toon oma emast näiteks. Kui mu ema, ütleme, pensionile jäi, ütleme, et tema jäi siis veel, ütleme, et oli nõukogude aeg ja ütleme, need vanused ja asjad olid hoopis teised. Ja ütleme, aga põhimõtteliselt oli nii, et kui tal pensioniga kätte jõudis, siis löödi kokku, esimese hetkega löödi kokku niimoodi, et 14 aastat tuleb tööstaaži. No lugu oli selles, et ütleme, palju oli elu läinud tegelikult Jumala riigis tööd tehes, nad olid 25-sed, kui läksid moostekogudusse välja, läksid tööd tegema, tolleaegne usuasjade volinik just ütles ka need sõnad peale, et noored inimesed, mõelge pensioni peale ka. Tead, et ta nägi sedasi, et kui sa lähed sinna kogudusse ja koristad seal ja mängid seal klaverit, et selle eest sulle pensioni ei tule. Ja umbes, et sa, et jätta hätta kord ühes vanaduse päevades. Ja ütleme, et selline hoiatus oli ka. Aga vaata, kuidas Jumal tegelikult hoolitses selle asja eest. Kui siis seda asja ikka päris rehkendama hakati, siis sellest 14 sai 41. Et ikka, kui rehkendada, siis see asi muutus. Läksid arvesse kõik need koguduse koristamised, läksid arvesse selle harmooniumi mängimised, mis seal meil riidehoius seal nurga taga on, mida siin meil üks poiss vahepeal ka mängimas käib. Ja sellepärast, ja kõik see tegelikult oli niimoodi, ühtäkki oli niimoodi, et võtta, nagu see seadused nagu kadusid, nagu kuidagi nagu takistused kadusid ära ja hoopis tuli positiivselt tuli see nagu kõik nagu lagedele kohale. Ja sellepärast, kalli, ma täna ütlen sedasi, et võtta, kui me oleme Jumala omad, siis on meil kõige parem advokaat, kes kõige paremini tegelikult meie elu ja asju saab ajada. Ja sellepärast on see nii, et nad täna tegime ka nii, et panime need palvesoovid, et keegi paneb tee kinni ja kuidas seda asja lahendada. Kõige parem lahendamine on see, et ei hakkagi televisiooni kohale kutsuma, vaid et TV3 tule appi meile, vaid et me kutsume taevast tule appi, tead, eks, et ja ärge taevast TV-d ka kutsuge, seda TV7 ka ärge kutsuge. Ma ei mõtle mitte absoluutselt ka seda veel. Ja sellepärast on niimoodi, et meie pöördume kõige kõrgemasse kohta ja kutsume sealt tegelikult abi. Ja sellepärast me ümber on need olukorrad ja me ei peagi teadma kõiki neid nüansse ja neid seadusi ja värke, aga vaata, tema teab. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt täna nagu selline, see on selline sõnum, mida ma ütleme, siin on, eilsel hommikul olen seda kirja pannud issandes olles ja lihtsalt on selline, ja ise nagu mõtled vahest, et jumal, mille jaoks üks jutte ma rääkima pean, mingisugused pensionid ja värke kõike siin kokku, aga lihtsalt räägin, sellepärast, et olen saanud ja pean täna teile need asjad ka ära rääkima. Ja nii, et nii ta on. Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad ja kes tema tahtmise järgi on kutsutud, eks. See on see Rooma 8:28 ja kiitus Jumalale, et tegelikult Jumal on selles asjas on tegelikult väga ustav. Jumal on hea kõikidele. No kallid, kas vaata, kui hiljuti rääkisime Eesavist, et Eesavi järglastele anti ka oma maala, mida Jumal ütles, et ei tohi puutuda. Ma olen neile selle andnud.
ja sealsamas, eks tuletasime meelde, et Eesovit ma vihkasin. aga isegi, vaata, Jumal on nii hea, ta laseb heade ja kurjad üle oma päikest paista ja vihma sadada ja sellepärast on, meil on nii hea Jumal tegelikult, kelle ees me tegelikult oleme elamas ja sellepärast tunne lihtsalt sellest rõõmu. ja et tema on tegelikult meie asja veel ka ajamas ja sellepärast ja toob neid lahendusi ja õigel ajal ja sellepärast kiitus Jumalale, et lihtsalt võime selle julgustuse praegusel hetkel vastu võtta. jah, elame ohtlikus maailmas. Jeesus palvetas, ütles, et ma ei palu, et teid ära võetaks, aga hoia kurja eest. ja noh, ütleme, et ja sellepärast meie isa palve ja kõik need on ju tegelikult on neid, päästa meid ära kurjast ja ära saada meid kiusatusse ja need on nagu sellised pidevad tegelikult olulised sellised palved, mida tegelikult tuleb paluda, sest reaalselt tegelikult need olukorrad on väga ohtlikud. Jumal juhtis oma rahvast väga sellises ohtlikus tegelikult kõrbes. noh, see on see Moosese, 5 Mooses 8:15 ja sest, et ega me ei ela nagu vähem ohtlikus olukorras. 5 Mooses 8:15, kus on see, ma teen selle kohe lahti, et täpselt lugeda. ja siin on niimoodi öeldud, kes juhtis sind suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionidega kõrbes, põuases paigas, kus ei olnud vett, kes laskis sulle vett voolata ränikivi kaljust ja söötis seal mannaga ja noh, ütleme ja nõnda edasi, kuidas Jumal seal hoolitses. ja sellepärast, kallid, nii see on. Väga ohtlik, no ütleme, et praegusel hetkel on niimoodi, et siin selles maailmas on noh, miiniväljad. ütleme, et miiniväljad on täiesti reaalselt on olemas ja Jumal hoidku neid, kes tegelevad praegusel hetkel ka selle demineerimisega, kes käivad neid miiniväljasid puhastamas, sest et see ei ole absoluutselt mingisugune ohutu ülesannega olukord, aga noh, ütleme, et puhtreaalselt on noh, ütleme need ka täiesti olemas, et sõja puhul ikka praegusel hetkel tehakse sedasi, et pannakse need ohtlikud asjad, olgugi et vahepeal tehti kokkuleppeid, et selliseid relvasid ei tarvitata, löödi käega, hakati jälle neid ka sellisel moel tarvitama. aga mitte ainult, võiks ütelda, sellised ohtlikud olukorrad ei ole meie elus ainult noh, ütleme miinide kaudu, mis on kuskil maa peal, vaid meie elus tulevad need ohtlikud olukorrad, millesse me nagu ise ka kuidagi nagu sattume. ja siin on niimoodi, et ja paljudel puhkudel on tegelikult on tegu meie oma rumalusega, millega me sinna sattume. me loome endale tegelikult neid, noh, ütleme, ise neid halbasid olukordasid, kus me noh, ütleme, et võiksime nagu olla ohtudest päästetud. no üldiselt on niimoodi, et no täna ka võtsin vastu ühe telefonikõne ja tegelikult võtsin vastu petukõne. no lihtsalt vaatasin, et no oli selline lühike kõne, noh, mina vastan, et Toivo kuuleb ja tema ütleb, et tema esindab kedagi mingisugust tuleohutust ja tahab minuga vestelda, aga tegelikult ta ei tahtnud üldse minuga rääkida, järgmine hetk ta panigi toru ära, lihtsalt räägin teile ka, et kui sellise kõne saate, siis teate, no ma lõin interneti sisse selle numbri ja siis sealt tuli kohe see vastus, et see on niisugune, et otsitakse, et kellele see number kuulub ja teatud sellist informatsiooni püütakse, see number ajab neid asju taga. pärast, kes tahab, võin ütelda selle numbri ka, kantsest ei ütle niisugust. aga noh, ütleme, et panin endale nagu selle kirja. ja põhimõtteliselt noh, ja ega pärast sellist kõne, kui veel loed internetis sedasi ka, et üks Petis helistas praegusel hetkel, et ega see ei ole absoluutselt meeldiv. aga mida ei teinud? Ei palunud, et Jumal, kas kõnet vastu võtta. noh, mõtled, et noh, keegi helistab, et äkki kellelgi midagi vaja, et võtan selle kõne vastu. aga näed, isegi me elame sellises maailmas, noh, lähed panka, pank hoiatab, noh, ütleme internetipanka, et pettuste eest, et olge valvel sedasi. no need pettused on kolinud, need on kolinud telefoni, need on kolinud internetti, need on kolinud nendesse paikadesse, no inimesed on seal ja sellisel moel see elu siin praegusel hetkel käib. ja sellepärast, kallid, me elame kurjas maailmas ja sellepärast me vajame tegelikult seda Jumala käest nagu seda lihtsalt seda juhtimist ja tarkust, sest et vaata, kõige selle keskel, sest seda kurikavalust on tegelikult on ka väga, väga palju siin selles maailmas. sest et me elame nagu selles, kuidas ütelda, selles maailmas, kus ma võtan nüüd selle Efesuse kirja salmid, võtan siia ka, Efesuse 2 võtan ja võtan sealt siis veel selle Efesuse 6 ka, Efesuse 2:2, kus on öeldud nõnda meie olukorra kohta, noh, milles inimesed, kes olid veel päästmata, milles nad varem käisid, milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimuviisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute siis laste seas või poegade seas. ja noh, nii, ja seal olid kõik need lihalikud imud ja tehes liha ja mõtete tahtmist ja 6. peatükk, eks, kus Paulus õpetab, ütleb sedasi, et kuidas kurjal päeval püsima jääda, et
6:11, et pange siis ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. ja meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaeluste vaimudega. no me elame sellises maailmas ja kiitus Jumalale, et Jumal tegelikult hoiab ja aitab meid siin selles maailmas ja sellepärast on nii, et aga me peame nagu valvel olema. Me teisiti nagu ei saa, et ilma sellise valvel olekuta tegelikult ei tohi siin selles maailmas praegusel hetkel nagu olla, sellepärast muidu lihtsalt on ohtlik. ja vahest on need tõesti on niimoodi, et nagu ma lähen siit järjest oma mõtetega, et vahest on targem vait olla. ja ma ei saanud aru, kui ma seda kirjutasin, et teatud puhkudel on targem vait olla, et tähendab selles mõttes, et mitte telefoni võtta. ma ise kirjutan seda endale, eks sellised, aga ma ei saa aru, et kohe sedasi, et seal mulle nii abiks olnud, kui ma nagu oleksin osanud nagu seda nagu mõista, et sellel on nii otsene tähendus. Tundub alati, et see on nii, niisugune teooria, et mine tea kunagi, eks. Aga see teooria võib olla kohe sul nii, et on praktika täna, millega sa pead tegelikult tegelema. ja sellepärast lihtsalt aidaku Jumal, et oskaksime nagu mõista. Ja nüüd ongi nii, et ja sellepärast täna näed, ma püüan rääkida seda juttu, mida Jumal on täna andnud, sest seda on täna vaja ja kuula täna seda ja ole õnnistatud selle läbi ja sellest parim jutlus saab olla see, kui saab edasi räägitud seda, mida siis Jumal just praegu annab. Jeesus oli see alati, kes rääkis iga kord, kui Jeesus rääkis, iga päev ta rääkis seda, mida ta isa käest kuulis. Ja sellepärast tema jutud olid väga head jutud. Ta lihtsalt, et räägime midagi, et teil tore oleks. Ei, räägime seda, mida on vaja. Ja just kohe on teil ka vaja. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et püha vaim tuleb meile appi, kui me oleme siin selles maailmas ülemat ees ja ta annab meile tegelikult nagu tarkust, kuidas kosta, kuidas rääkida, see on see Mattiuse 10. Ja see on selline lugu, et ega me kunagi ei tea keegi, millal meil on vaja neid tarku sõnu kuskil ütelda ja 10:19-20 loen sedasi, et aga kui te reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida. Kui teid reedetakse, kes tahab olla reedetud? See veel vahest on nii, et lähedased reedavad ära, eks. Aga Jumal tuleb appi ikkagi, sest te pole ise rääkijad, vaid isa vaim kõneleb teie kaudu. Nii et meil on võimsad tegelikult tõotused. Ja tasub tegelikult olla nagu ütleme, väga nagu Jumalaga nagu sellises kontaktis teatud puhkudel. Järgmine nagu selline pilt, mida ma nagu sain või selline jutu mõte on nagu selles. See ei ole jutt praegusel hetkel evangeeliumi kuulutamist, see on niisugusest igapäevaelust, kuidas me tegelikult elama peame. Teate, me rikume oma elusid vahest ära oma igasuguste juttudega. Igal pool igasuguseid jutte vaja ei ole. Ma mäletan, et ühte kohta, kus ma tööle läksin ja ma olin niimoodi, et vahest oli niimoodi õpetatud sedasi, et kui lähed uude kohta, siis kõige parem on niimoodi, et esimesel hetkel teed kohe selgeks, et mina olen usklik ja see on see ja tuled nagu uksest nagu põmm sedasi sisse, ja on kohati on see õige ja täiesti nagu hea, et sa nagu hiljem ei pea sellega tegelema, vaid avad oma kaardid kohe, kes sa oled ja kuidas oled, aga seda tuleb ka tegelikult targalt teha. Sest vahest on niimoodi, et kui sa niisuguse imelikult seda teed, sa tegelikult võib-olla nagu rikud asja ära ja ise oled hädas. Mäletan nüüd ühte kohta, kus ma tegin niimoodi, et ma mõtlesin, et ma ei räägi mitte midagi, et ei räägi oma elust, ei oma pastoritööst ega oma minevikust, mida ma olen teinud, sest et mind natuke segas see, et olin olnud linnavalitsuses tööl ja ma nägin sedasi, et pärast seda kardeti tööle võtta siin Võru väikestes kohtades, et liiga suur ülemus tuleb, nendele tundus mingi ülemus ma polnud. Aga nende jaoks oli niisugune kuidagi, ju seal midagi oli sellist, mida nad ei tahtnud näidata. Ma lihtsalt taipasin sedasi, et mille pärast nad ei tahtnud mind. Et võta, et ega mina ei küsin midagi, täitsa lihtsalt töölise kohta küsin kuskile. Aga okei, tead. Ja siis ma otsustasin ühes kohas, et ma absoluutselt ei räägi, kes ma olen, mida ma üldse tahan, ei küsi palka ka, et lähen täpselt niimoodi, kui lähen. Tegelikult oli niimoodi, et see direktor andis hästi palka, pani kohe juurde ja mõned üksikud küsimused küsis ja mina omalt poolt püüdsin olla nii minimaalne, kui saab ja mõtlesin, et ma siin mingisuguseid kaarte ei ava, kes ma olen. Ta teadis tegelikult, pärast tuli välja aga ütleme, et aga vähemalt oli see niimoodi, et vaata, nähtavasti oli see sellel korral oli tegelikult õige. Ja sellepärast ma ütlen sedasi, kui me evangeeliumi kuulutame,
me peame rääkima nagu kõike, me peame inimesed valiku ette panema. aga ma mõtlen sedasi, et iga töökoht, kuhu sa tööle lähed, ei ole tegelikult evangeeliumi kuulutamise koht. See ei ole selline, et sa lähed, et ma võtan nüüd siin meelevalla, tead, et kuulge nüüd seda jumala sõna ja me pöörame teid siin kõigepealt kõiki ära, et muidu me selle tööle ei tulegi. tead, et asi ei ole nagu absoluutselt ei ole selles. Ja sellepärast on see nii, et meil on vaja tegelikult jumala tarkust ja osad kallid inimesed kannatavad selle pärast, ise oma rumaluse pärast. Sellepärast, et meil ei ole tegelikult seda nagu kutsutud tegema, isegi evangeeliumiga on nii, et koputad ukse peale, vastu võetakse ja ei võeta, tead, ongi kogu lugu ja kõnnid edasi ja et sa ei pea seal mitte midagi kedagi veenma ega midagi tegema. Ja sellepärast nii see on, et ja küll tegelikult siis on see niimoodi, et ja kui õnnistus on sinu elus ja sinu kaudu, küll siis ise tegelikult tullakse su juurde. Ja vaata, nii nagu oli seal, ütleme, Abrahamiga tehakse lepingut või Iisakiga, sinuga on jumal, kuule, et sinuga tuleb tegelikult arvestada, siis on see niimoodi, et kuidagi, ütleme, see tõstab nagu tegelikult nagu sellises olukorras niimoodi, et sa nagu aru ei saa. Räägin selle niisuguse naljalooga, mäletan, see oli linnavalitsuse aeg, olin linnavalitsuse liige, istusime koos, üks valitsuse liige oli puudu. Ja linnapea oli kuidagi häiritud, et miks teda ei ole, helistab, telefoni ei võeta. Helistas üks abilinnapea. Mina olin sotsinõunik. Tead, ja kui mina helistasin, me istusime ühes ruumis ja minu kõne ta võttis vastu. Tead, see oli siuke pauk, tead. Ja see oli, lihtsalt tuli lagedal. Ta pärast, kus ma sain? Püha isa helistab, et kuidas ma vastu ei võta, tead. Ja siis ma leidsin sedasi, et ma olin linnavalitsuse liige, nagu seal ütleme lihtsalt, võiks ütelda kõige väiksem nende hulgas. Aga see, vaata, see vaimulik positsioon oli selline, et vaata, minu numbrile ta nagu vastu panna ei saanud. Eks ta sattus ise kitsa koha peal, aga linnapea oli ka tore, ega sellest mingisugust suurt probleemi ei tulnud, väike naerukoht nähtavasti kõige rohkem oligi, et kellega need seal vastu võeti ja kelle oma vastu ei võetud. Ja sellepärast, kallid, nii see ongi, et oleme tegelikult alandlikud siin selles maailmas, küll jumal meid ülendab omal ajal ja ta annab meile tarkust ja sellepärast ja ütleme, et niisuguses kiusu mõttes tasu üldse kellegiga tegelda, sellepärast, et mida teed, seda endale ka ju tegelikult saad. Nii et nii ta on. Nii et ja vaata nüüd õpetuse sõnad, järgmine koht, mu tänane selline sõnum. Selles kurjas maailmas võib juhtuda nii, et sa oled ise oma sõnade pärast oled võrku messitud ja õpetuse sõnade 6. peatükist võtame mõned sellised hoiatused. Mu poeg, kui sa oled hakanud käeandjaks oma ligemisele ja oled löönud kätt võõra heaks, kui sa oled oma suusõnade pärast võrku messitud, oma suusõnade pärast kinni püütud, siis tee ometi, mu poeg, enese päästmiseks nõnda, sest sa oled ju sattunud oma ligemise võimusesse, mine allanda ennast ja anu oma ligemist. Ära anna und oma silmadele ega suikumist oma laugudele, päästa end ka selline lõksu eest või otse kui lind püüdja käest. Ja vaata, ja siin just jutt on nagu selles, et ise oled ennast sisse rääkinud. Vaata, mõtlen, et need eriti, kes on väga kiired midagi lubama ja tead, ohtlik värk, ära ole kiire jutuga selle koha pealt, et nende, ütleme, lubaduste jaoks ja midagi, sa pead nagu mõistma sedasi, et see, mida sa lubad, tõotused tuleb tasuda, jumala sõna ütleb väga selgelt seda ja sellepärast need mõtlematud asjad tegelikult sünnivad ja see puudutab, ütleme, praegusel ajal ka riigijuhtisid ja kõiki, mõni on väga jutukas, muudkui säutsub seal kuskil internetis, siia-sinna, teine on tükk aega vait, oleks hädas, et mis sa vait oled, eks, aga tegelikult on targem olla vait, ei ole kogu aeg paisata vaja sõnu ja tuleb rääkida siis, kui on vaja tegelikult rääkida ja et su sõnadel jääks nagu kaal. Aga kui sa niimoodi kogu aeg nagu lihtsalt kuskile midagi ütled, sellepärast see ei ole tegelikult tark, ei ole hea. Ja sellepärast on see nii, et jumal ei taha, et me ise oleksime tegelikult võrku mässitud. Luuke evangeeliumis 4. Jeesus tuletab meelde sedasi, ta tuli sellepärast, et meid vabadusse laskma. Ja see tänane jutt on täpselt samamoodi ka, et kui oled oma suusõnade pärast võrku mässitud, siis tea, et Jeesus tahab sind vabaks lasta. Aga sa pead midagi nagu tegema, sa pead kuskil võib-olla alanduma, sa pead paluma andeks, pead tunnistama sedasi, et mida sa oled teinud ja mida sa võib-olla ei suuda mingisugust lubadust täita ja parem aja need asjad kuidagi nagu korda. Ja sellepärast on see nii, et aga täna lihtsalt ütlen selle koha pealt, et võtame hoogu maha siin selles maailmas, just ka oma sõnade ja väljendite koha pealt ja vaata praegu see
ohtlik aeg, internet, igasuguseid kommentaare ja värke ja kohe sa võid ju panna ja isegi see pöial püsti või pöial maha, tead, mõlemad, praegu ütleme, et enamuses vist seda pöial maha ei näidatagi. See on kuidagi targaks olnud juba saanud selle koha pealt, et seda nagu ei näidata, lihtsalt üks püstipöial kaob ära, kui sa oma pöidla maha paned, eks. aga lihtsalt, et otseselt ei nähta seda, et mitu keegi pani. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et ma lihtsalt ütlen selle koha pealt, et jumal näeb tegelikult kõike, mis me teeme. Et meil ei tasu olla tegelikult väga niisugused tormakad nagu nendes asjades. Me vajame seda ülevalt tulevat, Jumala käest tulevat tarkust. Me vajame neid mõtteid, mis tulevad tegelikult Jumala käest. Ja need tegelikult aitavad meid kõigi karide vahelt tegelikult läbi. Vaata, üks vana laul oli, meil oli kogudus see, et armas Jeesus tüüri sa meie laeva hoolega. Ja et rannalaine murrud võivad veel ka hukata ja et ole seal sa meie laeva sees seda tüüri hoidmas. Pulmas me tegelikult, meie niisuguseks ainuga selliseks lauluks oli, mida me laulsime tegelikult, oli nagu valitud just see laul, et Jeesus tüüriks. Ja vaata, siis saad tegelikult nende karide vahelt tegelikult ka läbi tüürida. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ma võtangi nüüd, kui see Jesaja 55 jõudsin, lihtsalt ma lugesin ka neid kirjakohtasid, erinevaid kõike, mis ma nagu sain, lugesin niimoodi natukese pikemalt ja võtame korraks selle Jesaja 55, lihtsalt loen seda. Tead, see on super koht tegelikult, kui lugeda. Et oi, kõik jänused, tulge vee juurde. See on selline, kuidas ütelda, selline, nagu seal on väga täiuslik menüü kõigepealt, mida me tegelikult saame ja sellepärast, ma katsun selle lehekülje nüüd üles leida. Jesaja 55, jah? Nii, ja loeme seda peatükki niimoodi kiiresti. Hoi, kõik jänused, tulge vee juurde. Kellel on raha, tulgu, ostku ja söögu, tulge, ostke ilma rahata, veini ja piima ja mis te vaete raha selle eest, mis ei ole leib. Nii et siin on kõik, eks, siin on joomised, söömised, leib, piim, ütleme vein, kõik need asjad, mis on siin nimetatud. Tulge lihtsalt, et Jumal on tegelikult seda on jagamas, ta tahab meid tegelikult toita. Kosutage end. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et vaata, Jeesus ütleb, et mina olen see elav vesi. Ja vaata, kui te minu sõnasse usute, hakkavad need elava vee jõed teis voolama. Ja sellepärast on see niimoodi, kallid, me tegelikult täna, mis siin praegusel hetkel juhtub, me kosutame tegelikult ennast. Me lihtsalt tulime sõna juurde, tulge ja kõik jänused, tulge vee juurde. Ja praegusel hetkel on niimoodi, vaata, kui me kuuleme need jutud ära, me tegelikult kosutame, kosutage ennast sellega, et ärge andke oma raha selle eest, mis ei ole tegelikult leivaks sulle, kuulake mind hästi. Ja vaata, sellepärast, kui sa täna kuulad mind hästi, mitte mind, vaid ma mõtlen sedasi, mida ma siin püüan edasi anda, mida Jumal on rääkinud, eks, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega. Pöörake kõrv ja tulge minu juurde, kuulake mind ja siis on teil edu. Ja edu meile kõigile meeldib, eks. Ja sellepärast tehti kõik siin, et edu teoloogia ja kuidas seda saada. Tead, issand ütleb, et edu on siis, kui sa mind kuulad. Mitte mingisugune, et me mõtleme välja mingisugused süsteemid. Siin kristlased olid igasugused usinad, et mõtlevad, et kui me teeme nii, et siis Jumal teeb nii. Tead, ei, mitte see. Issand ütleb, et kui sa mind kuulad, Jumal ei pea kogu aeg tegema ühtemoodi. Ta teeb ühele ühtemoodi, teeb teisele teistmoodi ja sellepärast on see niimoodi, et me ei loe piiblist kellelegi, et Jumal ütleks veel, et kuule, tee neid kirjusid keppisid ja käi seal lambaid paaritamas. Tead, see oli ainult tegelikult Jakobile. Aga ütleme, et ja meil ei tasu tegelikult, ma ütlen sedasi, meil nähtavasti ei tasu niisugust anti teha, et me hakkame ka seda tegema. Kui sa seda muidugi Jumala käest ei saa. Aga ma mõtlen sedasi, et lihtsalt, et matkida või ei ole tegelikult, ei ole nagu see samu asi meie kõikide jaoks. Ja nii ongi niimoodi, et ja teate, milles on küsimus? Kui me ei ole tegelikult kosutatud, kui meis ei ole jõudu, sa ei saa esiteks Jumalat kuulda. Üks asi on, mina väga selgelt on, mul on nii, et suhteliselt on niisugune esmaspäev tavaliselt niisugune päev, et ma palju ei kuule midagi. Sest et kui olen väsinud veel, pean sööma, pean magama ja siis teisipäeva hommiku hakkan kõige paremini juba kuulama, tead, mida Jumal sa jälle räägid. Ja see oli nagu Eeliaga oli. Ikka söö kakukest ja vett ja maga veel. Ennem sulle ei räägi ülesanded, sa ei pane tegelikult unise peaga tähele sedasi, et mis ülesanded mul sulle annan. Mul on kõik prohveti võitmised ja kuningate võitmised ja tähtsad ülesanded, mida sa pead tegema minema ja mida ma sulle nüüd pooluniselt räägin, tead, eks. Ja nüüd kõigepealt olema kosutatud ja sellepärast kallid. Ja kui sa ei ole ennast kosutanud, ära imesta, et sa ülesanded ei saa. Sa ei saa võib-olla terve elu ülesandeid.
sest sa niisugune nõrgakene, jumal vaatab, et aga mis ma sul seda ülesandet annan, sa kukud ju kokku selle ülesande all. ja sellepärast on see, vaata, see on niimoodi, et kes siin kunagi tallu võttis lihtsalt, ütleme turu äärest niisuguseid inimesi endale tööle, ütles, et 3 päeva kõigepealt söötsin. Et enne meil ei tasu üldse neid põllule saata, sest nad ei jaksa mitte midagi teha, kui nad söömata on. Söödad ära, siis nendel tuleb jõud sisse, hakkavad mingit tööd ka tegema. Ja sellepärast on see, ja võimalikus elus on täpselt see sama lugu. Ja kui sa sööd, tuleb sulle see tegelikult see tugevus ja seda me oleme täna ka tegemas. Siis on niimoodi räägitud sedasi, et mina teen teiega igavese lepingu. Samasuguse, mis oli mu osadus Taavetiga, see on siin, see on nüüd 3. salmi lõpp. Inimesed, kes, meil on varsti mõned ristimisele tulemas ja vaata, see on tegelikult igavese lepingu tegemine. Ja oleme siin palvetanud, ise ka palvetanud sellepärast, et inimesed saaksid nagu pihta tegelikult, mis toimub. See on tegelikult jah-sõna ütlemine. Jumala poolt on leping valmis. Tema poolt on ammu valmis, kõik on valmis. Isegi nimi eluraamatus võiks ütelda on olemas, sellepärast, et mitte mingisugust asja. Meiepoolne jah, võtta tema kutse on meile ja meiepoolne jah peab olema. See on nagu see kihlamine, et seal on niimoodi, et Jeesus ei ole kahe vahel, et kas ma sind tahan. Kui ta kutsus, kui sa tõmbas, selge värk, et sinuga arvestatakse. Ja nüüd oodatakse, et kas sina ka selle asjale päris, kas sa pihta saad. Või tuled niimoodi ettevaatlikult, et ei tea, et ristimist võib-olla tahaks, aga kas kogudust ma tahan või ei taha. Osadel on praegusel hetkel niisugused plokid ja asjad, et umbes, et tegelikult keda ära päästeti, liideti koguduse juurde. Võta kõik, mida on vaja. Ma mäletan üks mu tehnikum õpetaja, kes oli siin enne oma surma päästetud, sai, tuli siia altari peale põlvi, ütles, ma tahan kõike siit võtta, mida saada on. Ma tahan kõik vastu. Tead, mulle see nii meeldis, ütles, ma ei tea, mis siit peab saama, aga ma tahan kõike. Ja sellepärast, vaata, niimoodi tuleb tulla tegelikult Jumala riiki. Ja mitte kuidagi nagu poolikult. Ja sellepärast lihtsalt palvetame sellepärast. Issand tahab teha teiega igavese lepingu samasuguse, nagu oli mu osadus Taavetiga. Ja see oli võimas osadus. Vaata, mikseks laulikuks võid saada, kui palju laule tuleb, kui sul on osadus Jumalaga. Ja vaata, kuidas see oli tõotatud, et kuidas su järel tulevad sugu õnnistatakse. Ja kuidas Jeruusalemma täna ka õnnistatakse sellepärast, et see on Taaveti linn. Oma sulase Taaveti pärast. Jeruusalemm jääb Jeruusalemma. Sellepärast, et vaata, mul oli selline kuningas Taavet, kes selle välja võitles ja sellepärast, vaata, Jumal on Jumal. Ja sellepärast ma teen sinuga sellise lepingu. Ja ma panin tema rahvale tunnistajaks ja rahvaste juhiks ja käskijaks ja siis on niimoodi, et ja rahvad siis jooksevad sinu juurde, issanda su Jumala pärast, Iisraeli püha pärast. Vaata, kui me saame sellisesse ellu, siis juba tullakse su juurde. Ja ma mõtlengi, et me peame sellega arvestama, et kui meil midagi anda ei ole, mis tulla on? Kui endalgi pole midagi, mida sa teistele jagatad, eks? Aga kui sul juba on, kui sul on see osadus ja kui seda juba märgatakse ja nähakse, siis tegelikult inimesed tulevad. Sellepärast see niimoodi oli, et Jeesuse juurde inimesed sellepärast tulid, et tal oli mida jagada. Tema käest oli mida kuulda ja asi oligi nagu selles mõttes täitsa korras. Ja nüüd edasi siin on räägitud sedasi, otsige 6. salm, otsige, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal. Õel jätku oma tee, nurjatu mees oma mõtted. Ja sellepärast, kallid, see on täpselt niimoodi, et tuleb issandat, tuleb otsida. Ja see, aga vaata, inimesed alati seda nagu ei vitsi, aga otsida tegelikult tuleb. Tuleb hakata otsima ja sellepärast on niimoodi, et isegi need, kes otsivad, vahest hakkavad valest otsast pihta, käivad ei tea, kus esoteerikates ja kohtades ära, aga vähemalt otsima hakatakse. Hakkad otsima ja ütleme, et issand paneb tähele, kes on otsimas. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui sa otsid, sa tegelikult issand ilmutab ausalt sulle, kui ta näeb sedasi, et ta teda otsid. Kui sa niisama mingit muud janti otsid, aga kui sa hakkad Jumalat otsima, sa tegelikult lõpuks leiad, isegi kui sa valesti hakkad pihta või võib ütelda, ära karda, küll issand sulle asjad selgeks teeb. Ja sellepärast, ja õld peab jätma oma teed, nurjatu mees jätab oma mõtted, pöörduda issanda poole, Jumal alastab, ta annab oma mõtted. Ja sellepärast, kallid, on niimoodi, et oma mõtete jätmine on tegelikult on inimestele vahest nagu see raske, aga tuleb usaldada seda, et Jumalal on paremad mõtted ja riikide ja rahvaste jaoks on Jumalal ka paremad mõtted. Ja sellepärast on nii, et Eestimaa võiks jätta ka kõik oma mõtted praegusel hetkel, mis ta on teinud, et kuidas ta neid asju lahendab, võiks täiesti teha sellised nullib ära, ütleb, et kõik, issand, me tahame hakata praegusel hetkel otsast pihta, me tahame kuulda sinu käest, et kuidas peab. Sellepärast, et praegusel hetkel on me riik ja rahvas on teinud niimoodi, et ei kutsuta Jumalat appi. Aga kui me teeksime sellise, kuidas ütelda, sellise kapitaalse muutuse nagu selle koha pealt. Teate, ütleme, et kui seal, ütleme, et üks Aafrika riiki lähevad nimed sassi, kus seal olid suured tapmised ja värgid, vana ammune näide, eks. Kuule, pärast seda, kui oli kristlik valitsus, nad leiavad naftat ka.
lihtsalt järgmine hetk on niimoodi, et hakatakse elama. et vaata, siis lihtsalt nende peidupaikades tuleb rikkusi. ja noh, ja me ei tea, mis rikkusi tegelikult võib olla nendes peidupaikades. aga vaata, kui me otsime issandat, siis need asjad tegelikult lähevad lihtsalt sellisel hetkel lahti. ja sellepärast niikuinii väga paljud inimesed on tupikus, kes on tupikus, väga hea, jäta oma mõtted ja usalda issanda kätte, hakka otsast hoopis niimoodi pihta. ja tegelikult tervel riigil oleks praegusel hetkel vaja tunnistada seda, et oleme tupikusse jõudnud nende oma lahendustega, kus me oleme, et issand, me vajame sind praegusel hetkel. ja jumalal on paremad mõtted, tal on kõrgemad mõtted, tal on kõrgemad teed. ta läkitab kohe nagu selle oma sõna meile nagu lume ja vihma, saadab korda seda, mida on vaja. maa muutub sigivaks, vaata see kõik tegelikult hakkab nagu sündima, kohe tegelikult hakkab see nagu sündima. meeleparandus inimese elus muudab tohutult palju tegelikult ja niimoodi lihtsalt see juhtub. ja sellepärast kiitus Jumalale. ja nii ta on. ja vaata, me vajame tegelikult seda taevast tulevat, seda võiks ütelda, seda lund ja vihma, mis teeb maa sigivaks. vaata, igat planeetigi, mida taga aetakse, niisugune küsimus on ju, et kas seal vett on? kui on vesi, siis on elu. kui vett ei ole, elu ei ole. niisugune lihtne. aga maa oli tühi ja paljas ja muudkui vesi oli ainult, eks. Jumal hakkas rääkima ja tuligi elu siia, eks. veest tuli, nagu Peetrus kirjutab, tuli see, kõik see elu tuli, eks. ja no sellepärast on niimoodi, et kiitus Jumalale. ja tegelikult on nii, et Jumal on andnud meile oma sõna ja ta saadab tegelikult oma plaane täide ja katsume olla ise ka Jumala meele järgi ja see saab tegelikult nagu üks selline parim asi, mis iganes tegelikult olla. ja nüüd on niimoodi, kes usub issanda sõna, nii nagu see Johannese 7:37. selle ihust hakkavad voolama need elava vee jõed. ja sellepärast, et see saab allikaks. hiljuti käisime Rõuges, ma olen ammu tegelikult käinud. ja käisime ja ronisime seal, käisime seal ööbikorus ja siis need volisevad allikad, eks. nüüd on head trepid tegelikult tehtud ja teen nii palju reklaami, et seal on, lihtsam on ronida ja saab käia paremini ära. ja tead, kui noh, ütleme, tore on näha, et Jumala veesooned on vett täis, muudkui vulisevad ja vulisevad ja vulisevad. ja puudu ei ole, muudkui tegelikult tuleb. ja sellepärast on see niimoodi, kui me usume issandasse, siis me saame tegelikult samamoodi selle 7:37, eks, et pühade viimasel päeval siis Jeesus hüüab valjusti, kellel on jänu, see tulgu minu juurde ja joogu. kes usub minusse, nagu kiri siis ütleb, selle ihust voolavad elava vee jõed. ja lihtsalt hakkabki lihtsalt see pihta, Jumal on tõotanud sedasi, et see ja see elav vesi on tegelikult on ümbruse jaoks ka. see on teiste inimeste jaoks. ja sellepärast on see nii, et Jeesus Samaria naisele ütleb, et kui sa saad minu käest, sa ei janune tegelikult iialgi. sellepärast, et vaata, issand on tegelikult hoolitsemas. ja me oleme siis ka teistele inimestele tegelikult suureks tegelikult õnnistuseks, kui meil on tegelikult seda elavat vett, sest et vaata, need janused jätkub ümberringi ka. ja nad saavad sellest asjast tegelikult varsti aru, kus kohas seda saab. No nii, nüüd on nii, et valvake ja paluge. veel täna öötunnil panin mõned asjad ja nüüd ütlen ka veel ära, vast jõuab. ja issand, noh, lihtsalt äratas kuskil mind üles, et tunnen sedasi, et aeg tulla välja kuulama. ja siis on niimoodi, et aeg on praegusel hetkel selline, kus tegelikult vaenlasel on kurjad plaanid inimeste vastu. ja tõesti, noh, nagu lugesime Efesuse kirjast, et noh, nii see ongi. ja nüüd on nii, et põhimõtteliselt on niimoodi, et nagu iski aeg oli, eks, et see oli super aeg tegelikult. kõige parem on võib-olla seda lugeda prohvet Jesaja raamatu 37. peatükist. see on ajaraamatus ja kuningate raamatus ka kirjutatud, aga Jesaja 37. peatükk on see kuningas Hiske lugu. väga kriitiline olukord, kuidas Hiske käitub, ta käristab oma riided lõhki, läheb issanda kotta ja vaata, noh, ütleme, kuidas lihtsalt see asi käib. tuleb tulla Jumala kotta, noh, ja alandumine issanda ees. ja siis ta on niimoodi, et ta hakkab Jumala ees kõike seda välja rääkima, läkitab need oma suured käskjalad, läkitab sinna prohvet Jesaja juurde, et minge küsige Jesaja käest ka seda nõuannet, mis on vaja. Jesaja käest tuleb sõna, 6. salm juba, öelge oma isandale nii. nõnda ütleb issand, ära karda sõnade pärast, mida sa oled kuulnud, mille Kassuri kuninga poisid mind on teotanud. noh, Jumal võtab isegi selle teotuse enda peale. ja vaata, ma panen temasse niisuguse vaimu, et kui ta kuuleb kuulujuttu, läheb ta tagasi oma maale ja ma lasen tal langeda mõõga läbi tema omal maal.
ja põhimõtteliselt niimoodi selle Assuri kuningaga ka sünnib. ja sellepärast on niimoodi, et vaata, kuidas Jumal tegelikult appi tuleb. no käskjalad saadavad seal selle Assuri kuninga poolt, toovad õigemini uued kirjad veel. ja teate, mis on? Kui Iske oli võtnud 14 salm käskjalgade käest kirja ja oli seda lugenud, siis ta läks issanda kotta, Iske laotas selle issanda ette, Iska palvetas issanda poole öeldes, no nii. ja täpselt oli täna, nagu me tegime, et mingisugune probleem oli, me teeme selle issanda ette, laotasime selle olukorra siia, ütleme, et issand on nüüd niimoodi, et sina, väged issand, kes Iisraeli jumal, kes sa istud keerupite peal, sina oled üksi kõigi maakuningriikide jumal, kõigi maakuningriikide jumal, ja sina oled teinud taeva ja maa. Pööra, issand, oma kõrv ja kuule, ava, issand, oma silmi ja vaata, kuule kõiki Saneribi sõnu, millega ta on läkitanud teotama elavat Jumalat. Ja 20 salm loen edasi, aga nüüd, issand, meie Jumal, päästa meid tema käest. Ja kõik maakuningriigid tunneksid, et sina, issand, oled ainus. Ja sellepärast on nii ka, et põhimõtteliselt on niimoodi, et kallid, meil on vaja, ka praegusel hetkel on vaja sellist lahendust, et see maailm saaks aru, et see oli Jumala lahendus. Siin on praegu niisugused inimeste lahendused, niisugused poolikud lahendused, anna alla ja tee nii ja naa. Tead, ei ole vaja seda, sellepärast palume Jumala tahet, palume Jumala lahendust. Vaata, Iske ei palunud sedasi, et noh, kuidagi, et oskaksime siin mingi kompromissi leida võib-olla sellega ja et aita nüüd Jumal mingi tark mõte mulle leida. Ei, ma tahan niimoodi, et kõik maakuningriigid saaksid aru, et sina aitasid praegusel hetkel. Ja nüüd ongi niimoodi, et täpselt see lugu tulebki nii, et Jumal aitab teda väga võimsalt ja noh, ütleme, et siin võtan juba 34 salm ja 33 salm ka. Sellesse linna ta ei tule, ta ei ammu siia nooli, ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli, seda sama teed mööda, mida ta tuli, läheb ta tagasi, sellesse linna ta ei tule, ütleb issand, ma kaitsen seda linna siis, et seda päästa iseenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. No jutt oli Jeruusalemmast, eks. Ja issanda ingel läks välja ja lõi Assuri leeris maha 185 000 meest. Hommikul varaga üles tõusti, siis kõik need olid surnud. Ja seda tegi issanda ingel. Ja sellepärast, kallid, nii see on, meil on võimas Jumal tegelikult. See vägede issand Seebot. Ja sellepärast on niimoodi, et vaata, kui me palvetame, siis sünnivad tegelikult võimsad asjad. Ja sellepärast on see nii, et väga tähtis, et oskaksime alanduda issand ette palves. Ja küll ta paneb tähele, ütleme, et issand paneb kõige rohkem tähele meie südameid. Võtta seal ütleme, Ezekieli 9. peatükis ma ei hakka tegema, et kes vaevavad hinge nende jäleduste pärast, mis linnas tehakse, nendele tehti märk peale, neid tegelikult hoiti. Ja lihtsalt sedasi, linnas tehakse igasuguseid janti, maal tehakse igasuguseid asju, aga Jumal paneb tähele, et millise suhtumisega tegelikult on meie süda ja see on tegelikult meie pääsemine. Ja mõtlen sedasi, et seal ei ole öeldud sedasi, et kes käisid ja õiendasid iga nurga peal, mis tehti. Ei, kes vaevasid oma südant. Vaata need, ja nagu seal vaevas vaga hinge seal Peetruse kirjas samamoodi pandi tähele seda Loti koha pealt, eks, et vaatame, Lott niisugune leige usklik väga, kuskil elab seal Soodomas ja niisugune on, eks. Aga vähemalt on vaata öeldud seda südamehoiak oli selline, mis Jumalale meeldis ja päästetigi ära sealt, eks. Aga Loti naine vaatab tagasi ja tegelikult on niimoodi, sa vaatad sinna, kus su süda on. Sa vaatad sinna, kus su süda on. Ja sellest on niimoodi, et hakka mõtlema, et kus su silmad tegelikult on. Ja ma ütlen üldse praegu need interneti kaudu või kus iganes on, vaata, seal tuleb üks tõde välja, mida sa vaatad. See võib olla niisugune Soodoma ja Gomorra, kuhu sa vaatad tegelikult, eks. Et ja sa oled vaatamas sinna poole. Tead, võid muutuda elementideks, saad selleks soolasambaks ja lihtsalt tead, eks, sest et vaata, seal tehti neid elemente, praegusel hetkel on väga palju võtta. Sellepärast, et seda kõike on seal olemas, sest et eriti kui tuli peale ja need protsessid käisid ja kõvasti veel, aga Loti naisega läks kohe see lugu. Ja sellepärast on nii, et väga tähtis on see, et jälgiksime sedasi, kus on ka meie pilgud. Ja kiitus Jumalale, et näed, Jumal täna need julgustab meid selle koha pealt, et ta suudab tegelikult hakkama saada me kõikidega. Nüüd üks asi oli niimoodi, et jätan osad asjad ära, aga natukese jagan ühte asja veel. Ma lugesin täna tegelikult õpetuse sõnade, raamatut niimoodi võiks ütelda suhteliselt üle ridade, aga mul oli niisugune tahtmine, et nagu terve raamat suhteliselt ära lugeda, lugesin ja osadele salmidele ikkagi nagu jäin peatuma ja tegin märkmeid. Ja vaata, nüüd ongi selle kurja maailma koha pealt, nagu täna see teema siin natukene on, et see elu siin selles kurjas maailmas.
siis patused ahvatlevad siin. siin on niimoodi, et vaata, patused on sellised, et kes ei ole nõus ainult üksinda kurja tegema, nad tahaksid ikkagi kaasa saada. et ikkagi ole meie moodi ja ongi selline. ja nad tahavad, et tule kurja tegema, tule verd valama, juba selle õpetus on, et 10. salmist hakkab see jutt pihta ja olgu meil ühine kukkur ja kaubeldakse oma. aga nüüd ütlen niisuguseid teatud asju. 1.19. kasu ahnitsejalt võetakse hing. kasu ahnitsejalt võetakse hing. täna see teine salm, mis me lugesime, kui sa kuulad, sul on edu. see on täitsa erinevad asjad. kas sa oled kasu ahnitseja või sa kuulad issandat ja issand kingib sulle edu. eks, või sa oled see kasu ahnitseja, su hing lihtsalt võetakse. teate, on jumala sõna tõotus väga selge selle koha pealt. ja siis 2.22, õelad ja igasugused ruuduse murdjad hävivad. ja no osad kurjategijad on sellised, nad ei saa ennem magada 4.16, kui nad pole kurja teinud. et lihtsalt ma toon nagu selle kurjuse pilti, et milliselt ta siin tegelikult selles maailmas elab. et seda kaitset ja varju laulust 91 on meil väga vaja, sest et osad ei viitsi ennem magama minna, kui nad pole kurja saanud teha. aga me tahame magama minna ja elada kõige kõrgema kaitse all, eks. ja sellepärast me vajame sedasi, et lihtsalt lähed ja magad. ja teate, need on, kuidas ütelda, õpetussõnad 6, siis 12-15. seal on nagu see teatud niisugused tunnused antud nagu selle koha pealt, nende õelate ja patuste koha pealt, vaata, kuidas nad käituvad. Nendes on kavalus, nad kavatsevad kurja, nad külvavad riidu. Nad lihtsalt ajavad riidu. Need on niisugused teatud tunnused, et lihtsalt millega nemad nagu täitsa nagu on tegelemas. Kõlvatu inimene, nurjatu mees, käib vale suus, pilgutab silmi, annab jalaga märku, kavalus on südames, kavatseb kurja, külvab riidu. ja teate, see võib olla igal tasemel. See võib olla niimoodi meie naabrite tasemel, see võib olla riikide tasemel ja täpselt niisugused asjad on. Ja no nii, aga kiitus Jumalale, et Jumal on kõike seda nagu nägemas. Sellepärast tuleb tema õnnetus äkitselt ja ta murtakse silmapilkselt ja abi ei ole. Ja sellepärast on niimoodi, et me vahest võib-olla ootaksime, et juba mõni niisugune eriti õel saaks ära murtud. aga nad on ju kõik tegelikult murtud ühel hetkel. aga vaata, Jumal on pika meelega, ta teatud aega annab nagu armuaega. ta lihtsalt annab nagu seda võimalust nendele ka, Jumal on pika meelega ja sellepärast las Jumal neid asju ajab, meie ei pea. ja aga siis siinsamas on niimoodi, et peame meeles, mida Jumal vihkab. et meie elus neid ei oleks, need 6 asja vihkab ja need 7. engele jäledad, see on see järgmine salm, 17. salm nüüd ütleb. ülbed silmad, no teelused silmad, eks, valelik keel, käed, mis valavad süütut verd, süda, mis sepitseb nurjatud kavatsusi, jalad, mis jooksevad kiiresti kurja poole, valetunnistaja, kes väidab valet ja see, kes külvab riidu vendade vahel. ja tegelikult seda niisugust, seda juhtub praegu riikide vahel, niisugust tülli ajamist ja ega muidu seda rahva vastu ei tõuse, ikka keegi üritab nagu seda väga kuidagi teha ja sellepärast on see niimoodi, aga issanda kartus 8.13 ja kuni 16 on selline õpetus selle koha pealt, et milline on, et issand tegelikult vihkab kõrkust ja ülbust ja halbu eluviisi ja pöörast suud, sellist valelikku suud ja roiskunud suud ja ütleme, et ja tegelikult on, ütleme, ropendamine on ka väga vale asi tegelikult, väga vale asi on ropendamine. kui kellelgi on see probleem, saa sellest lahti. sest sa tegelikult hävitad iseennast, sest et sõnadel on suur meelevald ja sellepärast ise oled kõige ligemd, et kellele endale seda kaela kallad siis, eks. ja sellepärast, aga issand vihkab kõrkust, ülbust, halbu eluviisi, pöörast suud ja sellepärast lihtsalt peame neid asju teadma, issanda ees elame. Õelate suus on tegelikult 10.6 on öeldud, et õelate suus on vägivald, kuidas? Peidetult on vägivald. Nad tulevad kui sõbrad, ütleme selle lõpupool on need, nad tulevad ja räägivad mahedalt ja räägivad ära, aga tegelikult on nendel on vägivald peidetult, see 10.6 ja 10.11 samamoodi ütleb sedasi, et õige suu on eluallikas, aga õelate suus peitub tegelikult vägivald ja see on peidus ja sellepärast ongi nii väga raske ja õelate suu on tegelikult on pöörane, õiglase huuled teavad, mis on meelepärane, õelate suu on aga pöörane 32 salmsest 10, eks. ja õige päästetakse hädast 11.8, aga õel läheb tema asemele, nagu ütleme seal Mordokai ja Haamani lugu, väga otseselt juhtus see. ja sellepärast kallid nii see on. Ja nüüd 11, 21, 27 ja 31, kuri ei jää karistuseta.
kurjus tabab seda inimest, kes kurja teeb, teda ennast just. Nendes salmides on see mõte. Ja seda tasutakse maa peal. Kallid, me täna need palvetasime asju. Me ütleme, me ei ole selles ootuses, me palume, õnnistame neid vaenlasi ja kõik, kes valesti teevad. Aga Jumal sõna ütleb nagu selle tõe välja, et vaata, kui ikkagi ei pöördu, siis kuri ei jää tegelikult karistuseta, nii see on. Ja kui see karistus tuleb, ära naera. Sellepärast, et vaata, õelaõnnetust naerda ei tohi, sest seal on jälle need hoiatused selle koha pealt, nii et siin ei ole. Vaata, kui Saul sureb, kuidas Taavet leinab, kuidas ta austusega matab, seda, kes teda aastaid seal võiks ütelda taga ajas ja kiusas. Absoluutselt ei ole seda, küll on hea, et lahti saime sellest hullust. Absoluutselt ei ole nii. Langenud on kangelased. Ärge rääkige vilistide tütardele, et nad pilkama ei hakkaks. Ta hakkab hoopis teistmoodi nagu käituma. Meil on õppida, siis saame neid Taaveti ennistusi. Ja sellepärast kurja kavatsejal on pettus südames 12:20. Ja 14:16, alp on jultunud ja enesekindel. Ja sellepärast, need tunnused on lihtsalt vaja teada siin kurjas maailmas, kui näed selliseid, siis tead, kes keda ja mida ta on. Ja vaata nüüd üks ilus salm, 14:19. Kurjad tulevad ja kummardavad heade ees ja õelad õigete väravas. Paraku see on niimoodi, et Jumal on selle oma sõnas väga kehtima pannud, 14:19. Ma teen koha veel lahti, et näed, kurjad on öeldud sedasi, peavad kummardama heade ees ja õelad õigete väravas. Teate, see on nii, kuidas ütelda, ma kunagi vaatasin sedasi, et kui teine maailmasõda lõppes ja Moskvas olid saksa sõdurid, kes olid vangel läinud ja ilma relvadeta ja ütleme, nagu vankide rongkäik läheb sealt linnast läbi. Seda lihtsalt tehakse. Lihtsalt tehakse. Sest et nagu siin ütleb, kurjad peavad kummardama heade ees, mitte midagi teist teha ei olnud. Sai see sõda mööda, kui olukord sai seal mööda ja õelad õigete väravas. Ja sellepärast nad marssisid üle Punase väljaku, lihtsalt tehti seda. Need ajaloolised filmid on praegu ka nähtavad internetis, eks. Ja see on Jumala sõna lihtsalt selline täideminemine. Ja sellepärast on see niimoodi, et 16. peatükk, et kõlvatu kaevab auku teisele, seal 27-30 ja salakaval tõstab riidu, on niimoodi, lahutab sõbrad, mõtleb riukaid ja siis on niimoodi, ja pahateod on nagu otsustatud ja sellepärast vaata, nii kuri on tegelikult see selline maailm ja salalik. Ja õpetus 25-23, salalik keel sünnitab vihaseid nägusid. Vahest ma praegu vaatan, et mõned uudiste sellised edasandi ütlevad, vaata, milline nägu tal ees on, tehakse nendest presidentidest, sellest pilte, et vaata, milline näoga läheb. Aga salalik keel sünnitab vihaseid nägusid. Ja siis 26, 25, 26 on, et mahedalt häält siis ära usu, sest vihkamine peidab ennast kavalasti. Ja sellepärast on see niimoodi, et Aino ikka mulle vahepeal ütleb seda, et sa räägi ikkagi pehmemalt. Aga ei tohi väga mahedalt rääkida. Sellest, et ütleme, et vaata, siin on niimoodi, et ma räägin nii, nagu ma räägin, midagi teha ei ole, tead, ja võib-olla tõesti, intonatsioon on ka vahest väga tähtis tegelikult, kuidas on, ja eriti lastega on see oluline, aga ütleme siin kuningas, räägib eelkõige täiskasvanud inimestele, ta ütleb sedasi, et vaata, kes niisuguse maheda jutuga tulevad, siis on ikkagi riukad plaanis, ja sest see on väga kavalasti tegelikult peidetud asi. Aga kiitus Jumalale, et oleme võinud täna ennast kasutada siin Jumala sõna juures ja läheme siit, ma usun, targemana. Amen, tõuseme. Halleluuja, Isa, me täname sind, et võisime selle tunnikese võtta sinu sõna jaoks. Ja Isa, ma tänan sind, et sa teadsid ette tegelikult, mida on vaja. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ma usun seda, et täna kuulejatel on tegelikult seda lohutust sinu sõnast praegusel hetkel. Jumal, tänu sulle, et sina lahendad tegelikult meie asju. Kui meil on kokkupõrked inimestega ja sa näed, kui on inimeste südametes need Iisraelis ja Iraani vahel ja need kokkupõrgete asjad, Jumal, parim on, mida teha sellel ajal, on tegelikult lihtsalt lugeda, Jumal, sinu sõna, lasta ennast häälestada sinu sõnal, toetuda sinule, usaldada oma teed ja asjad sinu kätte.
kätte, oodata sinu lahendusi ja jumal, me täname sind, et me võime piiblist näha. tänu sulle, kuningas Hiski eest, kes kriitilistel tundidel lihtsalt käristab oma riided, läheb jumala kotta, paneb kõik need kirjad jumal sinu ette ja palub sinu abi. ja me täname sind, et sinu abi ei jää tegelikult tulemata. isa, kiitus ja tänu sulle. isa, me täname sind, et sina annad tarkust, kuidas lapsi sünnist saadik kaitsta, kuidas neid kasvatada, hoida neid kõige kurja eest. jumal, me täname sind, et sina aitad kõige selle, nendes seaduste rägastikes, mis on ümberringi, kuni vana eani välja, sa aitad ka nendes hooldekodudes ja kohtades ja kõikjal. jumal, me palume, et sinu kaitse ja vari võiks olla kõigi sinu laste üle praegusel hetkel ka. jumal, kui me hiljuti siin palusime, et mingisugused posijad läksid sinna kuskile hooldekodusse oma asja tegema, aga ja me õde seal, isa, me täname sind, et me võime paluda, et ole sina kaitsmas kõiki, kes iganes on ka juba nendes vanaduse abitutes olukordades, et need valed asjad neid ei oleks tegelikult eksitamas. isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et meie elu sünnist saati kuni surmani võib olla tegelikult sinu kätte usaldatud. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. ja kallis püha vaim, aita meid õigel ajal suu lahti teha, õigel ajal suud kinni hoida, et me ennast ise kuskile võrku ei mässiks ja lihtsalt oma rumaluse pärast ei oleks hädas. ja kui me kuskil hädas oleme, isa, me täname sind, et me võime täna teada sedasi, et sina saatsid oma poja meile vabastajaks ja me täname sind, et kui poeg vabastab, siis me oleme õieti vabad. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aamen.